molt lluny de casa, noves criatures, ni cel ni rauxa, res ens atura. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, na de na. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, na de na. No heipa hei pägalikud, oleme Kermoga Pärnus, just võttis mu peale. Kell on 8 ja 24 juuni on jaanipäev on praegu ja meie otsustasime, et me läheme minema. Et ilma meile hetkel siia sõiduks antud ei ole. Kohe näitan. Tuke koerakas. Ja tema on meie autojuht Kermo. Sõiduilm on just hea tegelikult, et vihm hakkas sadama, sõidamegi minema. Lähme päikest otsima. Tere! Abi ka vaja või? Tee kohe lahti, mul on abi räägita vaja, mul teine ring veel minna. Nii, teine ring. Mis sa siis võtad kõike? No nüüd lähen toon Padjateele. Et läheb moment. Stops lämme ja ta ega täpselt mahub ka siia, mõtlen ikkagi rohkem mahuks. Skoda ikkagi? Jep. Pan kinni? Teelipahina. Ma vaatasin Inglismaa Horvaatia mängu, siis veel nagu nägid kohe Euroopa satsi mängida kvaliteetselt ja Horvaatia väravad. No need olid ikka mõnudad. Noh, tait mõni sisse, ega ma Inglismaa poolt ka veid midagi teha ei ole, ärri käid ja lähme minna. Kõik need Bayerni tüübid ju, kõik ründajad on ju mingi jumala heade statsidega MM-il juba olnud. Jah, peaaegu, noh, ütleme tiiatud veits on raske, aga toimetab küll. Tegi ära ka vist teha. Ma vaatasin Kolumbia mängu hommikul, siis kuradi mehi 2 pikki tähistas täiega, kui mõlemad võeti ära. Ise oli rumal ka, kiirustas täiega, jooksid mingist täiega ette. Ühesõnaga Olise vaata, et kuradi Olisel on koosid, et mängib hapega ja klubis mängib Ärgeiniga vaata. Siis on Lamid ja Malgis koodis, et on Ferran Torres ja klubis oli ka Ferran Torres. Ferran lõi ikka 17 väravat liiga selles normaalne pilt. Tere vennal isegi Barca täht seljas, mida ma kohe tähele ei pannud. Peab olema, see ei kõige on Ferran. Ma vahetan ka tanklas särgi ära tähendab. Ma vast näitan teile. Huvitav, kas teenindaja on kuri ka või, et ma filmin? Kindlasti on. Ta kutsub kohe turvamehed. Elori ei saagi makstud. Oota, zoomime sisse. Mul kohe üks küsimus. Kaua võib ühte kohvi osta, kurat? Kakao kusjuures, et Kakao teine või? asi. Mis teha, inimesed tahavad hommikul vara siin osta asja. Panin ka uue särgi selga. Meil on ikkagi, me räägime Origist siin. Divock Origi. Mis tegi seal? Tegi või? Ta tegi hästi kiire corneri. Ja siis oligi olemas. Jalgpalli maailm teab seda. Since he was 6 and he spotted that. Oh, they caught Barcelona napping. Brilliant thinking by Alexander Arnold. No Kermo, palju puud? Tüüruk, vaata. 50 000. See jäme lasegi aken alla. Mis sa arvad, palju puhub? 1,5 ikka. 1,5? Jah. Ütle ka midagi või? Sa ei ütle midagi või? Ma ei oska midagi öelda. Miks sa ei öelnud? Ma ei saanud aru, mis ütlesime. Ütle, give number ja... Ma netikett ei oska, ma arvan, et ütles, et kõik on korras ja võite minna. Tundus siukse tooniga nagu. Seal oli peal ka, et alkoholi pole. Alkohol, navu. Veel pole või? Ma eile ei võtnud. Ma jätsin eile vahele.
nüüd oleme siin Riia kandis ja alles nüüd saime puhuda. Eestis isegi ei näinud ühtegi politseid. Hakkasime hommiku mingi 8 sõitma ja mitte midagi. Nii et ma ei teagi, mis see siis tähendab. Sveikera. Ole vanemad, et kaks vanem helistab. See helistab mul nii õigel ajal kogu aeg. Ma ei saa vastu võtta kahjuks. Kunagi helistab. Tüüp ei võta vanaema kõne vastu. Ma ei sõida praegu, ma ei saa rääkida. Ja meil nii privaatsed jutud, et ei saa pealt ka kuulda. Kaamera oli palju mööda sellest. Kuskile kallaku peal oleks hea on see kaamera panna. Ma küll ei näinud seda kaamerat. Ehk ei veerid sisse. No Kerms mingi 500 pluss kilomeetrit juba seal, mis tunne on? Tunne on suurepärane. Tegelikult ei ole. Ei viitsi enam väga. Ära jama, sa sain 300 all minna, näe. Räägi siukest juttu, näe. 380 Varssavisse. Kus ittegi? Või noh, natuke ennega. Ma Eestis päevaga maks mingi 6 sõita on sõitnud, aga noh, siit on nagu pausudega. No see... 98 ei kohta sul. Ehta sa ajad. Siit nõudavad toob mingi sandwich. Sul ikka bensuks või? Sa pead küll sippi sisse panema. Kõik perse, ma elu aega 98 pannud ja nüüd on mingi Leedu 95 sisse. Kurat, Poolamaa ei pruugigi täna näha. Siin tuleb suht aeglaselt ka, ma arvan, siin mingi ummistus juba torus sees. Oota, kes maksab? Ma ei tea, tange mere, on vaja otsa või? Võtame see Mersul sappe ja tõmbame täiega Austria poole. Pange mereks, lähmegi S-burgeris küsida, saab maksta või ei saa. No siia me läheme siis. S-burger. Seal on mingi erihind, 159 mingi pangakaardiga. Ta näitas seal posti otsas. No, sul 4 liitrit paak või? Viieks oli sees või? Ei, äkki on 50 ikka, näe. Ei ole. Mingi 45 või midagi sõitud. Mis asja vab sees viis? Ta näitab ju 3 sotti sõitu ja 5 liitrit sajal on keskmine. Okei, davai, paneme ruttu minema. Oota, maksime ka. Ma ei tea. 3 sain soodukat ka. Mingi 2 euri vähemalt. Kui mitte rohkem. Näed ka siit midagi või? Ei. Tuleb lihtsalt, ma vaatasin seal summa muutuse. Tõmbage mingid antennid välja ja hakkame sinna Klivitsisse vaatama midagi siis või? Kuradi peaks autosse istuma, siis ma viitsin väljast päiksekäis vaadata. No mis surgid seal? Võtan. Hüa. Mis sa võtad? Siiro. Mitte midagi. Võta mööda. Aitäh, Red Bull Eesti. Pool 4, 10, noh. Jah, mingi 9 paika tooks sinna seal. Peale natuke. Poola rekkaid. Nüüd filmib. Kuule, hakkas filmima vist. Mingi live film. Filmi. Mida on filminud? Mägesi. Joystikuga saad pöörata ka ekraani, kui tahad. Ei taha vist. Eest tuleb hea vaade kolle. Varsti on esikaamera. Filmi tunnelit. Ma filmin seda Peugeot. See on mu lemmik auto, see munistast auto. Vaata seda kaunit oli. Oi, jälle 70. Nüüd sinna kindla. Ai, nüüd hüppas see reis. Hüppakad. Siin väga põled. Peugeot paneb mööda, ära jama. Peugeot palju mööda ju. Ei, siit tuleb vaata. Ära jama, reis. No nii, Elari, mis toimub? Mulle väike kosutus jah. Turgutab. Mina, kuidas on Poolas sõita? No parem kui sul ennem vist, sest teed on nüüd palju paremad kui seal Leedus olid, et
luks lausa. Leedus oli ikka kohutav, ainult hüppasid seal, võib öelda, pea käis kogu aeg laes. Aga noh, Poolas on ikka vähe etem. Mul on suht normaaldi igal pool sõita, suht samasugune ja väga kurdana. Paigas. Ma vaatan võib-olla Paigas. väikse utsuna mingi 5 kiltit ka. Linna jõuame, siis hakkab Elari sõitma. Ikka peab mingi paremat mööda. Pane rekkas küll paremat üldse. Oba. No nii. 900 kilomeetrit sõidetud. Ajaliselt isegi ei oska öelda. Oma jagu. 3 tunni pärast saab tuttu minna juba. Ja 300 kilti veel, siis on väike hotellis puhkus ja ootame homset päeva. Mis iganes see linn oli. Mingi pedaeg oli. Janar roolib. Väga keskendunud. Kohe jõuame Varssavisse, liiklus on vähe tihedam kui enne. Mis tee peal nägite, poisid? Avarii oli väike. Mingi, ma ei tea, 15 kiltsa hommikut nägime ka või? Head meie poole jälle. Juhtub. Mul lluny de casa, noves criatures, ni seny ni rauxa, res ens atura. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, na de na. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, na de na. Nüüd on kindel, et me jõuame kiiresti kohale, sest Elari hüppas rooli. Ma sõitsin ilusti, ei tahtnud trahvi saada ja viimane tund 20 veel pingutada enam-vähem. Teeme tunniga või? Elar ütles, et teeme tunniga või? No minugi poolest. Siuke, ma ei tea, see on siuke ots, et tuleme küll nagu esimest korda ja mõtlesime, et nagu üli fun ja tore ja vaadata ringi, aga no olgem ausad, ega siin midagi hullu vaadata ka pole. Vähemalt praegu. Et siia Poolani mingi 1000 kilti, mis me oleme praegu juba sõitnud, et see on selline ikka pigem korralikult väsitav ja nüüd juba Kermo ka ütles, et tahaks veits siit autost välja juba, et igast isud on peal juba. Tahaks pesta, tahaks korra pikutada ja ma ei tea, kas süüa enam saab kuskilt, aga vaatame. Poest ikka saab. Phone number here and signature. Yes. Ma ei tea, veits haiseb sinna. Kahtlane on jah. Saame hakkama, äkki. Ma saan taas jäisin. Noh. Mis mureks? No, mõtlesin, kas toas külmkapp on, vaata. Koridoris on alamas. Kermo. Minuks ka. Kermo rapi kohe sisse ära. Nüüd ei tea, kas toas üldse seda ussiruum ongi. Siin on mingi WC ka. Pärast peab siin käima. Meil 4. korrusel ka ja palju õnne. Kuule, Kermse. Palju sul rapi külmkappi? Siin on külm. Ma ei taha siia panna. Peldika ka otsid. On või? Vaata selja taga. Kassid jah? Ei ole hullu midagi, la vaatame tuppa. Ei, täis ei saa siin hästi. Ongi kõik. No ütleme nii, et sa saad selle, mille eest sa maksad, noh. Ja ma väga ei maksnud. Ega ma ilma asjad siin pool paljad pole. 36 kraadi on toas julgelt, ma ei valeta. Foajees oli no nibin-nabin veits siuke paha lõhn tervitas. Aga no, toas on veits parem. Saab mäkk süüa, saab väikse tududa. Nii on. Tegelikult on ka vahele. Homme on uus päev ja uued väljakutsed. See on hea lause. Selle pealt saame edasi minna. Ei, ega ma ei nurise. Ei, ma ka mitte üldse. Hakka raha küsima teilt. Küsi jah. Minemised, kust on vaata pangast? Ma isegi ei tahaks maksta.
Nii halb kogemus. Kui sa lähed paned oma rapi ja jogurtini külmkappi, ma teen kohe üleka ära. Vend on enne jumala paanika. Ta kutsub rappa. Ma hakkasin kohe otsima, kurat, mis jama on. Ei ole külmkappi. Rapp kadunud, ega see nalja asi ei ole. Pani mikrofoni ka mu rapi peale, ma ei saa seda rappi süüa. Jumala haige värk. Sa hakkad sööma? Ma ei tea, just tõstsin ära, ega see hommikul vist enam mu napuga. Ma siin alla külmkappi panen seda reis. Ma võtan pool tunniks veel, see läheb soojeks juba. Eestis võtad juustupõrgeri, see on nagu mikroks soojaks lastud. Ma ei tea, kus see Big Mac tulnud on. Polski televisioon näitab kõik. Kuule, ma olen pari. Ei ostnud kambari? Ei, ma võtsin välja selle ju. Siis on jah. Oh, millest me räägime? Esimene kanal, mis võtsin. Ja võid ka jah. Tundub vist nagu mingi piraatkanal, vaata mingit sitta täis kõik. Mõned Piiro ja need käisid Poolast rühmaasaliselt vaatamas, siis ka võtsid mingi Airbnb või mingi siukse korteri vaata majutuse. Ka oli nagu siuke okk hinnaga. Ja oli ka ikka päris naljakas . Ikka siuke korralik poolakas . Et eks need odad asjad on ka nagu nad on. No vaat ongi läbisõiduks mingi kordi 5-tärni hotellina ikka pask võtta teil. Ei, muidugi. Eriti kui hommiku vara minema ka paned. See on mingi nii lambi koht ka, vaata. Oleks mingi ilus ümbrus ja asjad . See on kaameras ju. Mingi maasikamaitsele õlukülbulkaartid ja jääb täna õhtul mees. Jaa, no mis teha täna läksime ostma. Karagi kord ma pole nii halba joonudki. Vahest tasub lugeda ikka, mida ostad . Ta on veits parem kui see toonik. Karagi ja nullist smaku. Tere hommikust. 25 juuni on nüüd siis lõpuks. Ja me ei ole ikka Austrias. Aga me oleme väga tubli töö ära teinud. Meil ei ole palju minna. Ja magasime nagu saunas. Täiesti hullumeelne, aga isegi mingisugune, ma ei tea, 6 tundi sai ikka magada või mis see Lari arvab? Vahelisel ajal käib ka. Peaksin üle kiitma ja enam vähem. Tuju hea või? No jaa, nüüd on tuju hea, enam ei pea magama siin palavas. On kõik, panen sokid jalga ja hakkame minema. Teeme nii. Võta matšat, see on populaarne värk. Lõpeta ära. Ilari, sa vajad matšat. Nii, Sai sa aru või? Pole sain hakkama. Leidsime Poola Circle K-s sellised topsid, mis on juba jääga täidetud. Ma ei tea, ma ei ole Eestis näinud, võib-olla on, aga kuna siin mingi meeletult palav, siis me valame Red Bullit siia ümber. Jääb rohkem. Delicious. Sehis jalapäev ikka kuskil maha paneme ju. Ei kindlalt. Ma tahaks ühte linna tegelikult minna, aga ma ei tea, kas viitsib linna sisse sõita. Vaatame jooksvalt. See vaata see, mis see O-tähega koht oli, seal Ostrava ja Brno vahel. Tõenäoliselt kaameras ei saa aru, stabiliseerib ära, aga siin on nagu... No siin Poola kiirtee peal on ikka täitsa haiged lained. Ma ei tea, kes sõitnud pole, siis kunagi peate arvestama. Täitsa veider kogemus selline. Ma oleks ülikettas, kui oleks Aleksandra Pömbiga tulnud. Siis ei saaks paremas ennast X-is 60-ga. See käiks niimoodi koopasse.
ja siis samamoodi ma vaata ajasin kargu alla, mingi 20 mintsa enne äratust vaata, ütlesin sõbrad, me oleme tund aega sisse maganud juba tegelikult mul oli kell vale head, ma mõtlesin juba karju peal kõvasti. Mingi 6.45 karjub seal taas lihtsalt. Kuule, maasime sisse. Vaata tüübid juba rahulikult, ikkagi põksu ei toimunud. Aga siis läksin magama tagasi, 20 mintsa ja juba stopp-kunnid üle jälle. No nagu ikka, tüüpiline. Nii on, jah. Ja uus lainete voor on tulemas. Siin võib Sott 10-ga lainetada. Siin võib Sott 10-ga lainetada, jah. Sott 10-ga ongi tarb lainetada, tõmbab mis vähe maa praegu. Saab 2 silindriga edasi lainetada. Kurat, juba sai läbi. Meil on telgid asjad kaasas, saaks on lihtsalt kiirnäär telgi püsti pannud. Vabalt oleks siia kuradi. Tagasi pindist paneme teeme. Seal, kus autot kontrollisime. Seal võsa vahele telgid püsti. Hommikul kohe süstime edasi. Ma ei tea, ma arvan, Poolas on suht savidega. Austria on vaat siuke kuradi heaoluriik, et seal ei tohi kuradi autos magada ega teha kuskil. Te ei kujuta ette, Kerms avastas, et tal on sport mode või mis iganes, see S-täht ei tähenda. Ja vennal on see auto olnud, ma ei tea kui kaua ja nüüd paneb ainult S-tähega ringi täit. Ütles, nüüd võtame Mersu ära. Ja Mersu ongi kuskil. Täpiks juba. No Mersu on nii kaugel, mul enam see asi ei zoom'i kanna. Mulle varsti läheb hüppasse. Vähe koomale tõmmata, tuleb drive'i peal tagasi panna või? Või siis sa siin, et sa paha sõit võtma sellepärast, et sulle 10. Läkski drive'i peale või? Praegu puhkab, aga varsti hakkab piit pihta jälle. Ega siin mingid AMG-d ei taha meil ette jääda raisk. 1.5 teeb ikka ära nendele AMG poistele. Kuule, päris ilus ju. Hommik. Kidoki, jah. 23,5 kraadi tõotab tulla soe päev, päris kuiv. Ühtegi pilve ei eksisteeri. Ainult murepilved on peas. See burger, mis sul risti ees on või? See on ammu väljutatud juba, see mure on maetud. Ei, mul on hästi, mul on hästi. Eelolekord on varsti on Austria ilus riik. Kõik on ilus, on nüüd soe. Kui mehed tulevad, siis oleme nüüd kodus. Otsi mingi ilusa järve enam ujuma. Ujuma? Vahet ei ole, kui külm see vesi on ikka lähen. Lihtsalt emotsiooni pärast. Janar võtab kaamera vette kaasana, saab vee all kaadrit ja ahvene näidata. Värk-särki. No vaatame. Tea, kas seal on ahveneid ju ikka nüüd? Ma olen näinud, aga kuule, me peame selle õngevärgi ka kuskilt depost osma vaata. Selle, kus on tamiil, kork ja konks, no. Sellest piisab, no. Ja siis tõmbame forelli välja sealt, ma näitan kohe kus kohast. Sealt peab ikka läbi minema, ma arvan. Siin Shelli tanklas on ideaalne aeg anda poistele Shelli poolt väikest nodi ja vaatame, mis meile siis reisiks veel kaasa anti, et Palju õnne, ta ütleb PlayStation 5! Palju õnne! Mis päeva? ikkagi represent õiget asja. See on väga hea suvine müts. 2 päeva oodanud, et saaks nokamütsina. Enda oma jätsis selle pärast maa. Oi, sulle sobib ka see müts megalt ju. Ole vait. Sõbrad. Tipp-top siia saab ju jook sisse panna. Igasugust. Mul ju Bemmil polegi võtmaidet ja. No näed. Elkuri poiss. Ja see pole veel kõik. Saime auto jaoks ka nagu midagi. Näita meile, mis seal on. Lähme kohe vaatame seda värki. Fiiberlapid. No nii. Kuule, ekraani saab puhtaks tõmmata ju. Fiiberlappidega, eks ole. Need puuküürnikud saab ju siit klaasi pealt kohe maha pühkida sellega. Niimoodi. Siin saab nutta. Niimoodi. Kuule, õhuvärskendit ju seda aeg-ajalt ainult tunda, et oleks vaja. Klaasipesu vedelikku sõbrad. Hoppa. Hops. Ilusat värvi. Just värvi, jah. Lase aken mürgiseks, ma toon vett. Tõmbame selle juba timmime siia. Sa näed ju siit Tšehhist kohe Austriast ära, ma arvan.
if you catch me at the border, I got visas in my name. Kurat, ma kujutan ette, rajatempo on mingi 50 ja. Eile oli kiirtee juba, oli mingi 37 kraadi õhtul Poolas. Ja seal Mercedese mootorid ju kuuma ei kannata ju. Barcelonas ka ju, sellepärast Astaneli lõppes ära. Kuuma nüüd üle. Sõits Russeli taga suht palju ja... Positiivsed uudised teile. Ma ei tea. Halba ei soovi, aga Aga kingitused võtaks vastu. Ferraril on ka lisa 7 hobujõudu ja pidi 10 ikka Austriast tähendama. See on päris ok. palju 7 või? 7 hobujõudu, jah. No Formel 1 autol ta midagi ikka on. Ja Red Bullil pidi mingi vapse uus masin olema põhimõtteliselt Austrias. Ja need isad on kohal kõik seal vaatamas ja et ühesõnaga see, kas sõidab väga kiiresti või siis ta ei sõida kiiresti. Okei. Aga hästi palju uuendus, jah. Ühesõnaga üks paps, kes kindlasti kaasa elab Red Bullile on siin. Jop, Red Bull kõige parem tiim. Kõige parem jook, kõige parem tiim. Kermo teab seda asja. Me jõuame Austriasse, mees räägib kohe jumal normaalset juttu. Okei, võtan sõnad tagasi, ta on terve tripi rääkinud ja üli häid tarkusi. Aga ma ei ole kõike lihtsalt peale saanud. Kalapüügist kuni korradi mägi ronimiseni ja noh, edasi tagasi. Politsei, lähme. Teeme väikse politseitiiru. Seal sai seda road taxi maksta. Aga meil on road tax makstud. Me oleme ikka tublid. Me tuleme Tallinnast, meil on makstud. Elari ei maksnud midagi, ta tuli Tartust. Me ei viitsi jah maksta, me ei viitsi maksta, me ei viitsi sõita ja me ei viitsi isegi vormit vaadata. Aga ma ikkagi tulin kaasanud. Ma olen telgister on nädalavahetus. Mingid suvajoorsid tulid ja võtsid peale lihtsalt ja tulge. Vahet ei ole, et ise rääksin, et võiks minna tegelikult suht ammu, et 26, et ikkagi Ferrari ja Hamilton ja lähen vaatama. Jah. Ei, vinge värk, vinge. Ma arvan, mingi hetk teeme need predictionid ka ära, aga ma arvan, et ei hakka praegu tegema, et teeme... Ferrari uus mootor pidi minema peale 3. vabatreeningut alles peale. Et nad ei hakka seda raiskama vabatreenid. Et selles suhtes, kui vabatreenid, see ei ole nagu esimesed veel, et siis on nagu andeks antav. Et see läheb alles kvaliks peale. No see normaalne kuulata. Mees teab asju, jah, siin on ikkagi uurinud, lugenud ja harinud. Haritud mees. No ikka. No me kuulasime masinavärgi kiiruse podcasti ka, seega kõige teravamu kõrvaga vend istub seal taga. Kütuse pealt pidi ka need olema paar hobujõudu siin Austrias välja, et need olid arendanud jälle midagi. Ühesõnaga vaatame selle asja üle. Väga hästi. Meil ka Shelli kütus sees praegust ja viib ilusti noh. Meil on isegi muid Shelli vedelikke veel pagassis, mida läheb vaja, kui mingi nähtavus on sitt või midagi sellist. Shelli napsud ka, jah? Ei, siin on kõiki saanud juba tänada väga vinge. Vaadake tuulikuid vahepeal.